Head isadepäeva ja tervist ka minu poolt. Me oleme täna jõudnud nobedate näppude kohviku juurde ja me lähme uurime, mis sealt täpsemalt tehakse. Tervist, meie siis müüme erinevaid pirukaid, salatit, erinevaid magusaid ampse, muidugi teed ja kohvi külma ilma tõttu, et saaks ikkagi sooja sisse. Et valikut on ja ma arvan igale maitsele on midagi. Mis te siis arvate väljas töötamisest? Kindlasti väljas on natukene keerulisem, et külm ilm ja niimoodi, et väike hirm oli, et äkki pärast ei tule kedagi külma ilma tõttu, et sees on kindlasti lihtsam, aga värskes õhus töötamise vastu ei ole midagi. Kas see on esimene aasta, kui te teete isadepäeval kohvikut või olete te ka varem teinud? Oleme ka varem olnud, ma nüüd täpselt ei oska öelda, kas 2 või 3 korda varem, et juba päris mitu aastat oleme ikkagi selle kohvikuga isadepäeva üritusel kohal olnud ja kõigi toitlustanud. Aga kas teile endale see kõik siin meeldib, mis te teete või teil on midagi selle vastu ka? Meile kõigile väga meeldib, me väga naudime seda kõike, et see on alati hästi tore ja huvitav, et alati on võimalus midagi uut pakkuda inimestele ja siis vaadatagi, et kuidas neile meeldib, et kas järgmine kord tasub see samamoodi menüüsse võtta. Et kindlasti meie väga naudime seda kohviku tegemist ja endal on väga kurb see, et on nii vähe üritusi selle koroona tõttu, kus me saame väljas olla. Et aga loodame, et siiski on võimalus see aasta veel. Ma väga tänan ja edu teie kohvikuga. Aitäh! Mis te siiamaani sellest kohvikust arvate ja kuidas teile nende toidud maitsevad? No selle kohvik on juba mitu aastat tegutsenud. Nad alustasid minu mäletamist mööda juba siis, kui nad olid 7. klassis, täna on nad 9. Ja peab tunnistama, et mina olen selle nobedate näppude kohviku täielik fänn ja iga kord ma midagi nende juurest võtan. Ja ka täna on nad oma tuntud headuses. No mina muidugi isiklikult olengi nobedate näppude kõige suurem fänn, ma arvan, et alati, kui nad oma kohvikuga väljas on, siis ma ostan kõike ja proovin kõike, see on ülimaitsev. Ja me just hetk tagasi arutasime, et mis me järgmine aasta teeme, sest nad on ju 9-ndikud ja lõpetavad kooli ära, et kuidas me siis saame ja me praegu just arutasime, et on 2 varianti, kas me jätame nad istuma, et ka järgmise aasta isadepäeval oleks kohvik olemas, aga siis nad lubasid, et nad võivad tulla ka vilistlastena meile järgmine aasta kohvikut tegema. Mis te arvate sellest, et tänamu aasta on see kõik väljas ja mitte sees soojas, et väljas on üpris külm? Ei, otseselt ei ole, et meil on soojad südamed, et need, kellel on külmad südamed, need ma arvan ei tulnudki kohale. Kuidas teile selle kohviku toit maitseb? Normaalne, väga head toidud. Ja, et me tulime oma toiduga, aga siis avastasime, et siin on veel parem toit ja siis enda oma panime kõrvale. Mina olen vanaisa ja mulle täitsa meeldib siin. Nägude järgi arvestades tundub, et kõigile maitseb. Kas te arvate, et seal võiks mingeid asju muuta, et järgmine aasta oleks parem või teile sobis kõik? Ma arvan, et on päris hästi kõik. Ja. Ei, minul on küll üks probleem kohe. Vahvleid oli liiga vähe, et vahvleid peaks kindlasti rohkem olema. Okei, me anname teada neile ja ma loodan, et teil on väga hea päev. Aitäh!